Nii, tere hommikust. Laupäev, kell on 10. Käisin siin hommikul juba jalutamas saiakas söömas ja ookeani ääres. Olime siis seal korteris, arvatad olid siin all. Ilgelt külm oli, et see AC, seal oli ainult AC ja see AC ei läinud ka tööle ja siuke 17-18 kraadi, ma arvan, oli seal korteris tempi. Pluss siis väga niiske, et siin läheb äärmiselt niiskeks, et õhtuti on siin autot niimoodi vee all, nagu oleks vihma sadanud, aga tegelikult ei ole, et lihtsalt see niiskus on nii, väike oleme sinna pool, lihtsalt see niiskus on siin nii tugev, et vaatame, et läheme sõidame kui ookeani äärde ka ja siis paneme juba natuke Lissaboni poole liikuma. Praegu avastasin, et mul ju läksid päikseprillid katki eile, et mul on uusi päikseprille kuskilt peamiselt sõidu jaoks siis, mitte niisama chillimise. Cool, aga vaatame, tõristame siin linnas, siin käisin hommikut söömas või kohvi joomas ja üks saiake. Vaatame, kas me siit saame üldse kuidagi ookeani äärde. Nii, siin oli eile mingi jõuluturg, jalutasime siin natukene ringi mingi kella 8 ja jõime näiteks veini ja muidu väga ilus siuke väike linnakene on. Miraflores või midagi taolist. Naudime siin sõitu mööda ookeani kallast. Tahtsin ujumas käia, et siin on sellised vahvaid lahesoppe vahepeal, aga laine on ikkagi liiga suur, et käisin, hindasin riske ja kui on suur laine, siis tõmbab nagu tagasi pärast, et pigem on nagu probleem selles, et sisse saad küll, aga siis saab päris hästi veest välja, et olen kunagi kogenud seda Tais, kui käisin seal suures meres ujumas, et seal oli samamoodi, et sai lihtsalt pärast välja väga hästi ja eriti kui vesi külm on, siis ei taha siin ukerdada ka, tahavad jalad krampi ja et jäi siis praegu vähemalt ookeani sujumata. Vaatame, leiame äkki mingid laine vaba koha. Nii, nüüd sõidame siin korgipuude vahel. Oli just nagu kaamera käima panin, nii need korgipuud läbi said, aga vaatame, seisin tee ääres on näha veel, kuidas on neid korgipuid siin kooritud, et ja siin paremal siin tundus suuremat sorti korgisalu. Kihvt on selline puukoor, ma ei tea, paar senti kuni 5 senti paks ja siis kooritakse ära ja purustatakse ära ja pressitakse kokku ja saab pudelikorke ja igast muid ehitusmaterjale, mis tehakse korgist. Siin on näha nüüd igal pool neid korgipuid. Väga mõnus sõiduilm on täna 19 kraadi. Hommik oli niiske, nüüd on ilm mõnus, soe tuult ei ole. Päike silma ei paista, mis on hea, päikseprillid läksid katki. Ja saab päris hästi sõitu nautida. Sõidame mööda seda ranniku äärt praegu üles ja siis Lissaboni poole, et konkreetselt plaane ei ole, et kell on meil 12.36, et sõidame nii, kuidas jõuame ja ega meil seal mingit eesmärki Lissabonist väga kaugemale sõita ei ole. Sest et täna on laupäev ja me siis teisipäeval veame rattad ära. Teisipäeva õhtul kella 6 peame olema Malagast tagasi. Sõitnud just vaatan, et oleme siin sipa üle 900 kilomeetri tundub mulle. No nii, sõitsime siin mingi 15-20 mintsa, tegime peatuse kuskil mere ääres linnas või mere ookeani ääres linnas, et siin ei ole merest midagi siukene tühje, aga ilus paas korras. Vähemalt Veigul on mingisugune tegemata. Kuidas külmas magasid? Jahedalt. Värskelt. Okei. No jah, selge. Vaatame söögikoha nimi, meil on Ossa Rissa. Kohe peaks jõudma. Huvitav Tai lõhn või siuke Aasia lõhn on siin
Portugalis, et ei tea, millest see on. Mõtlesin, lähme joome veel kohvi. Vaatame vaikselt edasi. See koht äkki, jah, see restaurant on lahti küll, sobivasti. Nii, sõidame siin mööda mingeid väikseid teid. Väike lihtsalt check-in. Et ei hakka Lissaboni minema seekord, et läheb meil muidu natukene kiireks, et meil on siit mingi 700 kiltsa on mööda kiirteed tagasi, aga me mööda kiirteed ei sõida, et sõidame mööda väiksemaid teed, et selline 300 kiltsa päevas on lagi. Et kui jääb üle aega, siis võib-olla vaatame seal Hispaania ranniku veel näiteks ringi. Aga ühesõnaga enne seda Lissaboni keerasime suuna Portugali sisemaale. Vaatame, mis seal põnevat on ja mis teed on, et ilm on mega 19 kraadi päev otsa olnud, et väga stabiilne temperatuur on 18-19 kraadi, et ei kõigu üldse. Muidugi suvel tuled, siis vahepeal on kuradi 30 ja Viljus on külm ja praegu on siuke väga mõnus stabiilne. Ideaalne sõiduilm, tuult ei ole. Õhuniiskus on suur, eks hommikust saati on näha, et tee on tükati veel märg, et ei jõua isegi päeval ei kuiva ära. Aga see siin otseselt sõitu ei heeri. Mis veel? Muud ei olegi. Muidu on kõik tipad stoppets. Päris palju neid korgipuid jälle tee ääres.